Nii, jätkame siis lugemist ja selle tüki pealkiri on Jõua selgusele, kas sa peaksid rohkem teadma. Mõne uskumuse puhul on meie keha ainus soov neist lihtsalt teada saada ja sellest piisabki vabanemiseks. Teiste puhul ei lase meie keha neil minna enne, kui oleme tuvastanud iga uskumuse lähtepunkti. Teisisõnu, kust pagan pihta see üldse tuli. Kuna uskumused pärinevad meie varajastest üleelamistest, ajast, mil omandasime suurema osa teadmisi elu kohta, tähendab see, et peame leidma algse läbi töötamata elamuse, millele iga uskumus rajaneb. Ma pole siiani selgusele jõudnud, miks on nii, et keha tahab mõne uskumuse lähtepunkti teada, enne kui on valmis sellest lahti laskma. Kuid teiste puhul ta seda ei nõua. Huvitav tõsiasi, mida olen ikka ja jälle kogenud, on see, et kui oleme tööga alles alustanud, tahab keha uskumusi rohkem mõista ja analüüsida. Kuid aja jooksul keskendub üha rohkem vabanemisele ja minnalaskmisele. Näib nagu ütleks alateadvus, ma ei pea iga üksikasja teadma. Usaldan juba seda protsessi. Igatahes on oluline teada saada, mida su keha nõuab, et saaksime vabaneda igast uskumusest, millest on edasiliikumise jaoks vaja vabaneda. Kindlaks teadasaamiseks on tegelikult üksainus võimalus, nimelt lihase test. Olete seda lihase testi kasutanud või? Või kehatesti? Et nagu seisad, tuled hästi kohale ja siis küsid mingi küsimuse ja siis minu keha nagu, kui on jaa, siis kaldub ette ja kui on ei, siis nagu kaldub taha, et seda ma olen küll teinud. Et see nagu töötab. Sa lihtsalt ei tohi mõistusega mõelda, vaid sa pead olema nagu keskmes hästi kohal ja siis see sisetunne, nagu see tunnetus, see siis kallutab sind kas siis ette või taha. Lihastesti ajal võiksid küsida, kas ma peaksin rohkem teadma uskumusest? Ja siis sa mainid selle uskumuse, enne kui saan selle vabastada. Kui saad vastuse jah, siis su keha ütleb, et pead veel millelegi muule tähelepanu pöörama, enne kui saad sellest tõeliselt terveneda. Ja see on okei. Naljatan oma klientidega sageli selle üle, kinnitades, et nende alateadvus on sel päeval lihtsalt pisut uudishimulik. Sellest pole midagi. Küsi lihastestiga. Kas ma pean leidma mõne läbi töötamata mineviku kogemuse, mis on selle uskumuse loonud? Kui vastus kõlab jah, siis tuleb sul naasta 7. peatükki, milles õppisime töötlemata üleelamisi leidma ja neist vabanema. Kasuta seda protsessi läbi töötamata mineviku kogemuste tuvastamiseks, kuid muuda testi küsimust nii, et see seostuks uskumusega, millega sa parajasti tegeled. See võiks kõlada nõnda. Kas see uskumus on seotud üleelamisega, mis juhtus näiteks vanuses 0 kuni 20 aastat? Ja jätka, kuni oled tuvastanud nii vanuse kui ka läbielamuse enda. Sisuliselt liigud ajas tagasi, et teha kindlaks, kust sai keha idee, et see uskumus on tõene. Kui oled selles kogemuses selgusele jõudnud ja selle vabastanud, siis tule kohe tagasi. Oled teinud kõik, mis jätkamiseks vaja. Kui keha vastab ei küsimusele, kas peaksid töötlemata üleelamisega sügavuti tegelema, siis tähendab see, et pead uskumuse kohta lihtsalt veel midagi teadma. Tavaliselt tähendab see, et pead tegema oletusi ja neid siis kontrollima. Ja küsi, kas see uskumus on seotud mõne isikuga või hoopis kooliga. Lihtsalt oleta seni, kuni oled rohkem üksikasju teada saanud. Kui saad ühele oma küsimusele jaatava vastuse, korda küsimust, kas ma peaksin rohkem teadma uskumusest
ja siis mainid selle uskumuse, enne kui saan selle vabastada. Lõpuks jõuad vastuseni ei, mis tähendab, et su keha on valmis uskumuse vabastama. See on sulle selgeks teinud kõik, mida selleks vaja. Pane tähele, kui tegeled alles lihastesti õppimisega ega ole veel päris kindel, siis võid igaks juhuks eeldada, et su keha ütleb, jah, ma olen uudishimulik ja tahan rohkem teada saada. Siis mine tagasi selle juurde, kuidas tuvastada kõnealuse uskumusega seotud töötlemata elamused ja vabane neist. Ja kui oled valmis jätkama, tule siis tagasi. Pea meeles, et üleelamistest vabanemine ei tee kunagi liiga, seega isegi siis, kui see pole praeguse protsessi jaoks tingimata vajalik. Võid kindel olla, et selles on sulle mingil viisil ikkagi kasu. Suguvõsa uskumuste puhul pole tavaliselt vajalik nendega seotud mälestusi avastada, kuid ei teeks paha sedagi igaks juhuks kontrollida. Negatiivsetest uskumustest vabanemine 2 võttega. Samamoodi nagu energeetilised tasakaalutused võivad ka kahjulikud uskumused olla nagu suured betoonplokid su teel, kuid tavaliselt pole neist kuigi raske vabaneda. Edukal ümberprogrammeerimisel on kõigest mõni etapp ja see on tunnistamine. Kas näed nüüd, et tegutseme mustri järgi? Me peame tunnistama, et see uskumus on meil olemas ning et see ei toimi enam meie kasuks. Mõnikord peame tunnistama selle uskumuse lätet. Kas see on mingi eriline sündmus meie elus, miski, mida keegi meile ütles või pärineb see hoopis muust allikast? Järgmine on usaldamine. Räägi oma alateadvusega nagu usaldusväärse, kaastundliku ja lahke kaaslasega. On vaja, et alateadvus tunneks ennast ohutult, lõõgastuks ning lepiks soovitustega vabastada vanad uskumused. Ja 3. on asendamine. Leia mõni uus või terviklikum uskumus, mida soovid alateadvusesse sisestada või endisega asendada. Me ei taha ju auku järele jätta, vaid pakkuda välja uue, sobivama lahenduse. No kuidas on see raha uskumus? Raha tuleb raske tööga. See kirjutame ümber. Raha kasvab puu otsas. No on ju. Puu, vaata, me hakkasime lugema raamatut, seal oli ju see puu, et sina oled see puu ja käed ja kõik on need oksad ja lehed on raha, eks ju, et sa oled ju raha, noh. Ja siis, kui sul need uskumused on kõik lahustatud, siis ongi. Raha kasvab puu. Mina ise olengi see rahapuu, jah? Jaa, just. Raha kasvab puu otsas. Mis on nõutav, et me jõuame selleni? Just. Õpid nüüd uskumustest vabanemiseks 2 väga tõhusat võtet. Väljaajamine ja tšakrate koputamine. Need pakuvad sulle suurepäraseid kasutamisvõimalusi. Võtteid võib kasutada eraldi, aga vajadusel ka väeka kombinatsioonina. Nii, esimene. Väljaajamine. See on nagu kurja vaimu väljaajamine. Väljaajamine on lihtne võte, mis vabastab uskumused, pühkides need alateadvusest lihtsalt minema. Alateadlik ja teadlik mõistus on määratud tegutsema koos nagu 2 head sõpra. Nagu sa tead, lähtub alateadliku mõistuse programmeerimine läbi elamustest, mõtetest ja sõnumitest. Teisisõnu, see on avatud teadliku mõistuse ning meie tajude, suunitluste ja kõige muu mõjudele. Kõike seda, mis meid siia tõi, kasutame me ka siit lahkumiseks.
Väljaajamisega saadame alateadlikule mõistusele suuniseid, et ta vabastaks meid nendest uskumustest, mis meie jaoks ei toimi. Võid seda võrrelda keskendunud mediteerimisega, kus me palume, et alateadlik mõistus vabastaks vanad ideed ning juhataks uue leebelt sisse. Kuule, aga sa mediteerid jälle, aga mille järgi või kust sa võtad selle meditatsiooni, mida sa teed ja kas sul on see meditatsioon siis nagu iga päev üks ja sama või? Mina olen võtnud Kaidi omad, Aa, Kaidi meditatsioonid. Ma olen mitu tükki neid ostnud, et ma nende järgi teen. okei. Ma just mõtlesingi, mul tekkis see küsimus, et kui nagu hakata mediteerima, et kust ma siis nagu võtan seda. Nii, kasutame selleks spetsiifilist sõnastust. Väljaajamine ei ole mingi hüpnoosi vorm, ehkki selleks kasutatakse sõnu, mis rahustavad keha ja aju piisaval määral, et saaksime muuta selle programmeeritust. Fraas "ma olen nüüd vaba", mis kuulub peaaegu igasse lausesse, on selle protsessi võti. Vabadus on inimeste loomulik iha ja sellele vastu seista tundub ebaloomulik. Kuna alateadvus tõrgub tugevasti, räägime temaga keha enda keeles, et ta meiega koostööd teeks. Sa võid selle sõnastuse telefoni või mõnda muusse elektroonikaseadmesse salvestada, et saaksid kogu protsessi ajal seda kuulata ja sügavalt lõõgastuda. Liigu aeglaselt, süvenedes sõnadesse. Kui su mõistus kuhugi uitab, pole häda midagi. Selle võtte puhul mõnikord ikka juhtub nii. Pealegi võib ringi uitav mõistus olla märk sellest, et mõtetega seotud energiad püüavad vabaneda. Lihtsalt lõõgastu ja lase protsessil omasoodu areneda. Haigutamine, ohkamine, külmavärinad, emotsionaalsus, röhitsemine või kõhu korisemine on kõik head vabanemise märgid. Kui tunned, et keha vajab aega info töötlemiseks, aeglusta tempot. Kiirustada pole vaja. Esimene samm. Ühine oma siseolemuse või kõrgema väega. Tavaliselt lasen klientidel käed südame kohale seada, et leida ühendus oma siseolemuse või kõrgema iseendaga. Kui sa aga tunned, et käed peaksid asuma kuskil mujal, võib-olla tervenemist vajaval kohal, siis võid nad vabalt sinna asetada. Ja teine samm. Korda väljaajamistehnika fraase. Lihtsalt korda aeglaselt järgmisi lauseid, pidades vahet, kui tunned, et keha vajab järele mõtlemiseks aega. Haiguta, tõmba sügavalt hinge või midagi muud. Ära kiirusta, sest pead seda tegema viisil, mida alateadlik mõistus tajub, kutsuva ja ohutuna. Nii, nüüd tulevad need laused. Hoolimata sellest, et mul on see mingi uskumus, tunnen ma, et see ei toimi enam minu heaks. Ma annan oma alateadvusele täieliku loa aidata mul sellest vabaneda. Kõikidest mu keharakkudest jäädavalt ja täielikult. Olen nüüd vaba ja tänan teda, et ta mind minevikus teenis. Olen nüüd vaba ja luban kogu vastupanul lahkuda. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel veendumustel, et ilma selle uskumuseta ähvardab mind oht. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel veendumustel, et mul on seda uskumust mingil põhjusel vaja. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel veendumustel, et ma ei vääri sellest vabanemist. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel selle uskumuse teadlikel ja alateadlikel põhjustel. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel teadlikel ja alateadlikel põhjustel, mis seda kinni hoidsid. Olen nüüd vaba
ja luban minna kõikidel kahjulikel mustritel, emotsioonidel ja mälestustel, mis sellega seotud on. Olen nüüd vaba ja luban minna kõikidel suguvõsa või möödunud elu energiatel, mis seda kinni hoiavad. Kogu minu olemus on nüüd tervenemas ja sellest energiast vabanemas. Ka minu rakkudesse talletatud stressireageeringutest sellele. Tervenemine, 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 vabanemine, vabanemine, vabanemine. Nüüd on aeg sisesta vastupidine uskumus sellele, millest äsja vabanesid. Näiteks kui uskumus oli, ma olen tervenemiseks liiga kahjustatud, siis sisestad, olen tervenemiseks täielikult võimeline. Sisestamine, sisestamine, sisestamine. Sisestamine, sisestamine, sisestamine. See on nagu 6 korda ja ongi tehtud. Kui oled lõpetanud, siis tõmba mitu korda sügavalt hinge. Väsid lugemisest ära. 3. samm, kontrolli. On hea mõte kasutada lihase testi, veendumaks, et oled sellest uskumusest täielikult vabanenud. Lihtsalt nendi veel kord seda uskumust selle algses vormis ja jälgi, kas su keha reageerib sellele ikka veel. Või pole see sinu jaoks enam tõene. Siis on tore. Kui sa mingil põhjusel ei vabanenud uskumusest täielikult ära, siis ära ärritu. Võid lihtsalt väljaajamist korrata ja siis uuesti testida. See protsess võib vajada korduvat aeglast süvenemist ja keskendumist. Samas võid ka kohe üle minna tšakrate koputamisele, mida nüüd järgmisena õpid. See aitab sul jätkata kihiti vabanemist. Iga uskumus on erinev ja sellest vabanetakse erinevalt. Ja nüüd vihje. Väljaajamist saab sama tõhusalt kasutada ka selleks, et vabastada energiakihid, mis sümptomeid põhjustavad. Võib-olla soovid sellega eksperimenteerida. Lihtsalt ära sisesta lünka mitte oma uskumust, vaid ütle midagi sellist. Olgugi, et mul on see sümptom siis nagu hirm või mingi emotsioon või midagi muud. Tunnistan ma, et see ei ole mulle enam kasulik. Muuda lauset täpselt nii, et see sobituks sinu eesmärgiga. Mina kasutan seda võtet kogu aeg, kui soovin millestki vabaneda. Olgu see siis mingi emotsioon, mis mind sel hetkel häirib, või mõte, mis tundub olevat mulle pähe kinni jäänud. Seda võiks küll proovida. See kuidagi hästi kõnetas mind nagu. Tšakra koputamine. Tšakrad, keha pöörlevad energiakeskused, talletavad oma energiates ammuseid juhtumeid ja üleelamisi. Nende energiad on otseselt seotud varajase lapsepõlve programmeerimise ja mõjudega, mistõttu on nende kaudu lihtne negatiivsetele uskumustele ligi pääseda. Iseenda tervendamise ajal hakkasin algul uskumustest vabanema emotsionaalse vabanemise teraapia abil. No see on see EFTA koputamise abil. See mõjus üsna hästi. Aga kui sain rohkem teada tšakratest ning mõistsin, et nad talletavad endas meie energeetilise ajaloo, siis asusin uurima, kuidas neid saaks uskumustest vabanemiseks kasutada. Ära unusta, et uskumused on lihtsalt vanad lood, mis on enamasti pärit meie elu varasemast perioodist. Arutledes uskumuste süsteemi ja tšakrate omavahelise seose üle, mõtlesin, kas oleks ehk mõistlik koputada otse tšakratele, mitte EFT koputuspunktidele, mis on ühenduses meridiaanisüsteemiga. Proovisin järele ja voilà! Ma armusin sellesse, tundsin, et kui pöörasin ka neile, kui tähtsate tšakratele tähelepanu,
saavutasid sügavama puhastuse kui ainult EFT-ga. Seega hakkamegi läbi viima peaaegu samasugust protsessi nagu EFT jaoks juba õppisid, kuid koputame selle asemel tšakrapunkte, et mõjutada ka tšakrate süsteemi. See on nii lihtne. Tšakrate ülevaade ja koputuspunktid. Nii, ma vaatan. Palju neid koputuspunkte siin on? Päris palju. No selle ma juba ära lugenud. Nii, tšakrate ülevaade ja koputuspunktid. Rääkisime tšakratest 6. peatükis, kuid kõik põgusalt üle, et meenutada, kuidas ammused juhtumused võisid leida meie keha eri paikades energeetilise kodu. Iga vaadeldava tšakra jaoks olen lisanud selle koputuspunkti, et teaksid täpselt, kuhu selle võtteajal vabanemiseks koputada. Kroontšakra. No kroontšakra on peas, eks ju, seda teate. Kroontšakra. Kiirul paiknev kroontšakra sümboliseerib spirituaalsust ja sinu sidet kõrgema väega. Selle energia on seotud teadmisega, et võid usaldada elu, et sinu eest kantakse hoolt ja sind juhatatakse. Kroontšakra keskendub sellele, et aidata sul leida ühendus oma elu eesmärgi ning kõrgema allikaga. Ja koputamispunkt on pealagi. 3. silmatšakra ehk kulmutšakra. See tšakra paikneb kulmude vahel. See esindab intuitsiooni, kujutlusvõimet, mõtlemist ning võimet näha kõige sisu ja olemust. See keskendub visioonile ja sissejuhatusele. Koputamispunkt on kulmude vahel. Aga selle punkti peab olema eriti ettevaatlik. Ma ei tea, siia ei ole kirjutatud, miks, aga ju siis peab olema ettevaatlik. See on 3. silm sellepärast võib-olla. Kõri tšakra. See keset kõri paiknev tšakra on seotud väljendusvõime, kommunikatsiooni ja tõega. See keskendub suhtlemisele ja eneseväljendusele ja koputamispunkt on kõri esiosa. Siin ees siis. Ei tea, on vist see. Südametšakra paikneb keset rinda. See on nagu see koputus. Tuttav juba ju. See on seotud armastuse, intiimsuse, andestamise ning võimega lähetada ja vastu võtta armastust. Samuti vastutab ta sinu südame soovide eest ning aitab sul neid soove ellu viia. Selle fookuses on armastus, suhted ja seesmine tervenemine. Koputamispunkt on keset rinda, südame kohal. Päikesepõimiku tšakra. Kohe rinnaku all paiknev päikesepõimiku tšakra valitseb sinu isiklikku jõutunnetust, kaasa arvatud sinu isiklikud valikud ja toimingud selles maailmas. Selle energia on seotud enesekindluse, eneseväärikuse ning tundega, et sa valitsed oma elu. See talletab sinu hinnangud ning arvamused maailmast ja iseendast. Selle fookuses on isiklik jõud ja positiivne meelelaad. Ja koputamispunkt on rinnakust pisut madalamal päikesepõimiku kohal. Nii, mulle anti märku, et mul on 10 minutit jäänud. Ma loen selle. Sakraaltšakra. Sakraaltšakra, mille kohta öeldakse ka üsatšakra, paikneb vaagnas naba taga. See on seotud sinu loovuse ja tunnetega, ühtaegu ka lapseliku rõõmuga. See esindab seksuaalsust ning on tihedalt seotud sinu meenutuste ning lapsepõlve mõjutustega. Selle fookus on tunded, loovus ja rõõm. Ja koputamispunkt on naba all. Okei. Juurtšakra paikneb lülisamba alumises osas.
See esindab sinu turvatunnet ja ellujäämisinstinkti. See on seotud varajase lapsepõlve uskumuste, samuti raha ja identiteediga. See tegeleb hüljatuse, väärtusetuse ja kindlustunde puudumise muredega. Selle fookuses on turvalisus, julgeolek ja ellujäämine ja koputamispunkt on ristluu või reite ülaosa. Patsuta lahtise käega tasakesi reitele, nagu meelitaksid kutsikat endale sülle. Vaat nii. Nüüd on need tšakrad kõik ära loetletud ja rohkem ma ei saagi lugeda. Et siis täna jätame siin katki ja hakkame neid otsima neid tšakra punkte siis endale. Et töödelge siis seda läbi, mis ma lugesin. Ma hakkan ise ka töötlema. Aga ilusat õhtut. Tšau! Tehtud. Tšau!